Jaa, suur tänu. Ma tavaliselt ei tee selliseid väga tugevaid avaldusi erinevatest poliitilistest küsimustest rääkides, aga kui ma mõtlesin selle Rail Balticu projekti peale ja kõigi nende asjade peale, millest tänagi siin on räägitud, siis ma pean küll ütlema, et ilma liialdamata ja ilma suurustamata minu arvates on tegemist mitte lihtsalt vaata et ühe kõige suurema sigadusega taasiseseisvunud Eesti ajaloos, vaid ka ühe kõige korruptiivsema sellise rahva raha röövimise ja üleüldise sellise valetamise näitega. Esiteks alustame sellest, et kogu see projekt on meile ju maha müüdud täielike valedega. Lihtsalt algusest peale, mina ei tea algusest peale või mitte, võib-olla mingist hetkest alates on igal juhul lihtsalt, süsteemselt ja pidevalt valetatud. Toome mõned näited. Esiteks on meile ju valetatud selle kohta, et tegemist on projektiga, mis ühendab meid Euroopaga. Praeguseks hetkeks me teame, et see, kas lätlased üleüldse Riiast seda põhja poole ehitama hakkavad, ei ole selge. Nad on öelnud päris selgelt välja, et enne 2035. aastat ei ole mingit varianti, et see projekt valmis saaks, mis puudutab siis Riia ja Eesti-Läti piirivahelist ühendust. Aga mingit kindlust selle kohta, et see jupp üleüldse tuleb, meil ju ka ei ole. Kui majanduslik olukord peaks näiteks veel tõsisemalt halvenema, mis võib ju väga vabalt juhtuda, näiteks seonduvalt suurema sõjategevuse jätkumise ja laienemisega Lähis-Ida piirkonnas, siis on täiesti realistlik, et lätlased ütlevad force majeure, raha pole, meil on riigieelarvest niigi meeletult raha puudu ja see on nüüd viimane asi, millele me hakkame miljardeid kulutama, et ehitada Riiast põhja poole raudteed, mida meil absoluutselt vaja ei ole. Ma räägin siis lätlastel meil. Ja tõesti, neil ei ole. Nende huvi on ju samamoodi liikuda kui üldse siis Euroopa poole ehk siis lõuna poole, mitte põhja poole. Nii et me oleme ehitanud seda raudteed täies teadmises, et meil on öeldud, et see ühendab meid Euroopaga, aga samas praegusel hetkel on selge see, et me võime seda valmis ehitades jõuda ainult Läti piirini ja mitte kusagile kaugemale. Ning kui selles olukorras näiteks Õnne Pillak tuleb meile räägib, et kas te siis tõesti selle EKRE fraktsioonis aru ei saa, kui suur on selle riigikaitseline väärtus, siis jah, ei saa. Kuidas peakski saama aru, mis on selle meeletult kalli raudtee riigikaitseline väärtus, mis viib meid Läti piirini? Tõesti ei oska öelda. Ja pole mitte mingisugust vahet, millise rööpmelaiusega see raudtee on. On ta siis Venemaal kasutatav rööpmelaius või Euroopas kasutatav rööpmelaius. Kui Läti piirist edasi ei saa, siis ei ole selle mitte mingit tähtsust. Ja mina ei saa üleüldse aru, et kuidas me päevagi jätkame selles megaprojekti väljaehitamisega, kui meil ei ole antud väga selget ja kindlat garantiid, et see tegelikult ka meid päriselt Läti piirist edasi viib. Kuni seda garantiid ei ole, ei tohiks hetkegi tulla kõne alla see, et me üleüldse jätkame selle meeletu kulutuse tegemist ja ka seda tohutut looduse vägistamist. Teine näide valetamisest, millega veendi ju Eesti avalikkus ka sellest, et see on väga vajalik projekt, oli see, et see on tegelikult meile väga tasuv. Et keegi poleks neelanud alla seda, et me hakkame niisugust rahapaigutust tegema, kui poleks olnud arusaamist sellest, et see tegelikult on tasuv. See on majanduslikult mõttekas asi. Selleks, et tasuvust näidata, soperdati ju kokku mingisugused analüüsid, kus räägiti, et majanduslikult ta võib-olla otseselt ei olegi tasuv, aga me peame vaatama ka sotsiaalmajanduslikku tasuvust. Mis on ju täielik demagoogia. Sellepärast, et me võime panna ükskõik kui suure hinnalipiku külge sellele tasuvusele, mis tuleneb sellest, et mõelge, kui palju õnne see toodab, kui perekonnad saavad raudteega sõita näiteks Pärnusse ja teha ilusa rannapäeva. Milline on selle lapse rõõmu rahaline väärtus, kes saab vanematega riskivabalt sõita Pärnusse randa? Mina ütleks, et see võib väga suur olla. Võib-olla üks laps käib Pärnu rannas ilus päev. Milline on selle emotsiooni väärtus? Võib-olla 1 000 000 eurot, eks. Vaat kui niimoodi arvutama hakata, siis võib iga asja tasuvaks muuta, olgugi et majanduslikult on see täiesti mitte tasuv. Kolmandaks, meile on valetatud ju totaalselt selle asja maksumuse kohta. Anastasia rääkis siin juba numbritest. Palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaks. Alustati ja veel 2015. aastal räägiti, et projekti kogu maksumus on 3,7 miljardit. Eesti osa sellest on 1,15 miljardit ja see valmib 2025. aastaks. 2025. aasta on juba möödas. Aga tänaseks oleme jõudnud sellisesse olukorda ja ma saan aru, et numbrid on veelgi kasvanud. Mul viimast infot isegi ei ole, et öeldakse, et Eesti osa on nüüd mitte 1,15 miljardit, vaid 3,6 miljardit.
Projekti kogumaksumus on mitte 3,7 miljardit, vaid 15,3 miljardit. Ja valmimine kõige varem 2035. aastaks. Kusjuures needki numbrid räägivad sellest, et meil on oluliselt kahandatud projekt. Ei ole enam 2 rööpmepaari, vaid on 1 rööpmepaar. Viaduktide arv on vähemaks võetud, peatuste arvu on vähemaks võetud ja nii edasi. Nii et kui me võtaksime selle algse projekti, siis oleks see kogumaksumus mitte 3,7 miljardit, vaid 24 miljardit eurot. Ja Eesti osa kindlasti üle 4 miljardi euro. Nii et jälle jõhker valetamine. Ja kui keegi kavatseb väita, et ei teatud ju ette, et see nii palju kallimaks läheb, siis otsige lolli. Muidugi teati, aga lihtsalt valetati. Ja ma toon 4. aspekti, mis minu jaoks seondub ka väga selgelt valetamisega. Nimelt meile ju pidevalt räägitakse, kuidas meil siin Eestis viiakse ellu rohepööret. Et me oleme looduse pärast nii mures, me peame planeeti päästma, hoidma loodust. Ma soovitan kõigile Riigikogu liikmetele, kes ei ole käinud Rail Balticu trassil reaalselt, minna ja tutvuda selle olukorraga, mida meie, kes me elame selle trassiehituse piirkonnas, siis ma räägin iseendast ja Rene Kokast näiteks, ma olen palju omavahel sellest rääkinud, näeme igapäevaselt. Jõhker looduse vägistamine. Jõhker vägistamine. Sellist looduse vägistamist, ma arvan, et Eestis ei olegi vist, ma ei tea, mitte kunagi varem nähtud. Vähemalt mitte taasiseseisvumise järgsel perioodil. Mul ei ole neid numbreid kõiki välja kirjutatud, aga näiteks ainuüksi sellesse trassi kavatsetakse matta ju 15 miljonit kuupmeetrit liiva ja kruusa. Ja ma kirjutasin välja ühe lõigusid selle kohta, mis iseloomustab seda olukorda. Eestis peab Rail Balticu trass tarastatud laiusega 66 meetrit läbima Pärnu lähedal Rääma raba circa 2 kilomeetri ulatuses, kus turbakiht ulatub kohati 6–8 meetrini. Arvutus näitab, et rabasse on vaja tekitada kehand, sild, pindalaga circa 13 hektarit. Pindalaga 13 hektarit. Lisaks tuleb rajada järjekordne sild üle Pärnu jõe, mis maksab 3-kohalise summa miljoneid. Riikil on olulisemaid kohti kui RB, kuhu raha panna. Näiteks on ainuüksi kohalike teede ehituse ja remondi mahajäämus võrreldes planeerituga juba circa 700 miljonit eurot ja ka 4-realisi maanteid ilma laenuta ei ehita. See viimane osa pole looduskaitselisest vaatepunktist oluline, aga mõelge selle peale, mida ma eelnevalt tsiteerisin. Meeletu looduse vägistamine, millest annab tunnistus ka see, et on pidevalt tarvis juurde ehitada karjääre, sest meil lihtsalt ei ole liiva ja kruusa enam kusagilt võtta selle trassi rajamiseks. Ja ma lõpetuseks ütlen, et on imeks pandav, et Reformierakonna esindaja pidas vajalikuks meile osutada öelda, et teie tahaksite muidugi ida poole raudteed ehitada. Mis jutt see selline on? Kui me räägime, et see projekt on majanduslik, mitte tasuv ja valedele rajatud, siis see ei tähenda midagi, et me sooviksime ehitada sarnast raudteed ida poole. Aitäh. Ja kes on reaalselt ida poole transporti edendanud, on teatavasti Kaja Kallas koos oma perekonnaga. Nii et sellised remargid võiksite heaga endale jätta. Aitäh.